Swedbank on ettevõte, mida ma usun küll, et kõik eestlased teavad, pigem läbi panganduse. Aga te olete ju seotud päris tugevalt ka ikkagi sõidukite, autode ja kõige selle juurde kuuluvaga. Siin vaielda ei saa, et me oleme klientidel kindlasti või üldiselt Eesti inimestele tuntud bränd, sest et inimesed on kogu oma elutsükli vältel meiega kuidagi seotud. On see siis võib-olla nooremas eas esimesed kogumised, võib-olla esimene koduost või sõiduki finantseerimine, kuni siis investeerimiste ja muude teenusteni välja. Ja siit nimistust loomulikult ei ole puudu tegelikult kindlustus. Eristumine kindlasti tuleb välja sellega, et kliendil on võimalik kõik meil ühest kohast korraga saada, mis tähendab siis seda, et näiteks kui ta tahabki finantseeringuga sõidukit osta, siis ühe jadaga ta tuleb meile sisse liisingu päringuga ja juba siis liisingu käigus või liisingu taotluse ülevaatamise käigus me hakkame juba keskenduma ka kindlustusele, ehk siis liikluskindlustusele, kaskokindlustusele, kõik, mis vajame, katame ilusti ära. Ja klient saab kõik need tooted meil nii-öelda majasiseselt meie brändi alt, ehk siis meie ise seda pakume ja me ei pea seda kuskilt sisse ostma. Mis teeb kliendi jaoks kogu selle teekonna lihtsamaks, kergemaks, ka hilisemates etappides, näiteks kahjukäsitluses. Neil on endiselt sama üks vastaspool, kelle poole pöörduda. Kõik saab ühest kohast kätte ja ütleme niimoodi, et kui me vaatame sõiduki omanikke, kes kaskokindlustust saavad sõlmida, sest et tavapäraselt kaskokindlustuse puhul on väikesed piirangud sõiduki vanuse mõttes, et kui meist rääkida, siis kuni 14-aastased sõidukid on need, mida me kindlustame, siis päris suur osa turust on oma sõiduki otsustanud meie jaoks kindlustada ja ühtlasi on see ka kinnituseks, et klientidele väga hästi sobib see lahendus, mida me pakume. Kliendid hindavad teie sisu, aga mis see sisu on, mis nad saavad? Täpselt nii, väga hea küsimus ja mida me siis klientidele pakume kaskokindlustuse näol on tegelikult äärmiselt lai kaitse. Klient saab valida endale, tegelikult klient saab valida 2 paketi vahel, standard ja eliit, aga ilma detaili minemata, siis klient saab meilt kogu riski kindlustuse kasko näol ja ka kogu risk siis laias laastus, kui hästi lihtsalt kokku võtta, tähendab seda, et meil on tingimustes hästi lihtsalt toodud välja välistused, mis ei ole kaetud, aga kõik muud ootumatud õnnetusjuhtumid on kaskokindlustuse alt tegelikult kaetud. Olenevalt sõiduki omanikust võivad olla seal vajadused erinevad, kes soovib asendusautot, kes ei soovi asendusautot. Nüansse on palju, aga päeva lõpuks on kõige olulisem see, et kõik need ootamatud juhtumid oleksid kaetud, sest et statistikast me teame, et pluss-miinus siin iga 3. kaskokindlustuse omanik satub õnnetusjuhtumisse või vastupidi, iga kaskokindlustuse omanik satub ühe korra õnnetus 3 aasta jooksul. Kumba pidi teisendada, on ju? Me oleme nüüd tutvustanud Swedbanka erinevaid võimalusi. Kas midagi jäi veel rääkimata? Absoluutselt palju sai juba kaetud, aga see loomulikult ei ole kõik, sest et tegeleme paljude muude asjadega veel, igapäevapangandusest finantseerimise, investeerimiseni, aga kindlustuses tegelikult on meie võimalused klientidele kõvasti laiemad, näiteks elukindlustus ja laenumaksekindlustused ja loomulikult igal ühel peaaegu on olemas kodukindlustus, korterelamukindlustus ja maksekindlustused samamoodi. Nii et valik iseenesest on lai, kui klient pöördub meie poole mingisuguse soovi, mingisuguse murega, ma olen üpris kindel, et me leiame ka sinna mingisuguse lahenduse, et kuidas tema kindlustusvajaduse ära katta.